head õpilased ja õpetajad. 14. märts on riiklik püha, emakeelepäev. Sel päeval heisatakse riigilipud samamoodi nagu vabariigi aastapäeval. See päev on meile peaaegu sama tähtis kui vabariigi aastapäev. Võib-olla mitte päris sama tähtis, aga kohe üks järgmistest. Miks on meie keel meile nii tähtis? Lausa nii tähtis, et me vaikimisi peame eestlasteks ainult neid inimesi, kes eesti keeles rääkida oskavad. Paljude rahvaste juures pole oma keel ja selle oskamine nii tähtsad kui meile, eestlastele. 6 aastat tagasi olin ma mõned kuud Eesti arenguabiprogrammi raames Aafrikas, Ghana põhjaosas. Ghanas räägitakse umbes 80 erinevat suuremat ja väiksemat keelt. Selles piirkonnas, kus mina olin, räägiti napti keelt. Kokku räägib napti keelt umbes 100 000 inimest. Kirjakeelt neil ei ole. Ja samasuguseid väikese omakeelsete kõnelejate arvuga rahvaid nagu naptid on Ghanas mitukümmend. Kõik nad õpivad koolis inglise keeles. Turu peal saab muidugi oma keelega ka hakkama. Aga ametiasutuses räägitakse sinuga ikkagi inglise keelt. Ajalehed ja televisioon on inglise keeles. Inglise keel on Ghana riigikeel. Aga tal on natukene teistsugune tähendus, kui eesti keelel on Eestis. Inglise keel on Ghanas eelkõige ainult suhtlemisvahend. Natuke nagu messenger. Tal ei ole niivõrd olulist osa Ghana kultuuris, nagu eesti keelel on Eesti kultuuris. Eesti keel on meie riigikeel. See tähendab, et Eestis on kõik tekstid ja asjaajamised, nii igapäevased kui ametlikud, eesti keeles. Raadio ja ajalehed on eesti keeles. Ilukirjandus ja teater on eesti keeles. Kaitsevägi kasutab eesti keelt. Koolis õpitakse eesti keeles, ka ülikoolis õpitakse eesti keeles. Vähemalt ülikooli esimesel bakalaureuse astmel. Meile on see kõik täiesti loomulik, nii see peabki olema. Maailmas on see aga üsna haruldane. Kui me jätame kõrvale saare peal asuva Islandi, siis on Eesti kõige väiksema kõnelejate arvuga täielikult omakeelne riik maailmas. Sellise harulduse olemasolu on suur väärtus ja samaaegselt ka suur vastutus. Ja see on ainult meie, eesti keelt kõnelevate inimeste vastutus seda väärtust hoida. Aga miks 14. märts? 14. märts on Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev. Teie teate seda nime tõenäoliselt eelkõige seetõttu, et meile kõige lähem suur kool Tartu linna meiepoolses küljes kannab sama nime. Aga kes ta tegelikult oli ja miks ta meile nii tähtis on, et tema sünnipäev riigipühaks kuulutati? Kristjan Jaak Peterson sündis 1801. aastal Riias. Riia Eesti koguduse koori eeslaulja ja kellamehe pojana. 20-selt haigestus ta tuberkuloosi, mis toona oli ravimatu haigus, ja 21 aasta vanusena suri. Siiski on tema tähendus Eesti kultuuriloos oluliselt suurem, kui tema lühikesest elukäigust arvata võiks. Kristjan Jaak Petersoni kodus räägiti eesti keeles. Riia Kubermangu gümnaasiumis ja Tartu Ülikoolis õppis ta saksa keeles. Oma teadusartiklid, põhiliselt Eesti mütoloogia ja eesti keele kohta, kirjutas ta samuti saksa keeles. Kokku oskas Kristjan Jaak vähemalt 16 keelt. Aga talle meeldis eesti keel.
Eesti keeles pidas ta oma päevikut ja kirjutas jutustusi ja luuletusi. Kristjan Jaak Petersoni päevaraamat, nagu ta oma päevikut nimetas, mõjub oma 200-aastasest vanusest hoolimata väga kaasaegsena. Samu mõtteid ja probleeme võiks leida ka mõne praeguse 18-aastase noormehe blogis. Nii et otsige Kristjan Jaagu päevaraamat üles ja lugege seda. Siiski läks Eesti kultuurilukku Kristjan Jaak Peterson eelkõige oma luuletustega. Kui seni oli eesti keeles kirjutatud ainult praktilisi elujuhiseid ja mõned lihtsad õpetlikud värsid, piibel ja vaimulikud tekstid olid muidugi ka eesti keeles, siis Kristjan Jaak Peterson kirjutas päris ilukirjandust ja luuletas kõrg-eesti keeles. Võib öelda, et temast algab kirjandus Eestis. Temast alates on eesti keel kultuurkeel ja selles on tema tähtsus. Kristjan Jaagu kõige tuntum luuletus on kirjutatud ka tema monumendi Jalamile Toomemäel. See kõlab niimoodi. Kas siis selle maa keel laulutuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida? Võib küll. Ja siin me nüüd siis oleme selle keelega. Head emakeelepäeva kõigile.